Tere! Peale augustikuist säärelihase rebestust olen ma sunnitud rohkem aega veetma jõusaalis ja sellega seoses mõtlesin, et teen teile väikse kokkuvõtte, et mida ma seal jõusaalis siis teen. Aga trenn algab mul alati 10-minutilise sõudeergomeetri sõiduga, sinna otsa 20 minutit ratast. Ja siis, nagu te juba siin pildi peal näete, 15 kätekõverdust võimalikult sügavale. Planku kokku 2 minutit, esimene minut siis tavaline plank ja teine siis plank on nii, et põlved siis või jalad toon ette. Siis on edasi, nagu te näete siin reepealsetele 10 korda 3 seeriat 50 kilogrammiga. Siis edasi säärelihastele päkatõusuga 90 kilogrammiga jällegi 10 korda 3 seeriat ja alla lastes siis proovin ka nii-öelda hilkat venitada, et lasen siis, te näete ka, et lasen kandadest üsna alla jalad, et siis saab ka hilkale venitust. Siis siin on, näitan plank, küljeplank siis mõlemale küljele ja minut aega ja viimased 20 sekundit siis jällegi teen puusatõstet, et natukenegi siis rakendada suuremat koormust külje-kõhulihastele. Edasi Russian twist, väga huvitava nimetusega. Siis seal 2 minutit 10 kilose kettaga. Et see on üks raskemaid harjutusi, mis ma jõusaalis teen. Kangitõmme 60 kiloga 10 korda 3 seeriat. Ja mis ma olen avastanud, et see harjutus on väga palju lihtsamaks teinud lõuatõmbed. Et seda näete ka siis lõpus. Siis biitsepsile jällegi 10 korda 3 seeriat 15 kiloga. Nii, nüüd on siis lõuatõmbed. Ma proovin tavaliselt teha 5-6 korda. Siin kuidagi jalad liiguvad liiga ette, sellel nüüd rohi olemas, jalad alt risti ja natukene põlvest tahapoole kõverdates probleem vaheneb ja lõpus venitus. No 30 sekundit kuni minut. Vot nii, aga ega midagi, head vaatamist.